Valitsuse lubadus Kuldar Leisi suu läbi on ehitada Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu 4-realiseks. Ning see pole vaid lubadus, vaid Euroopa Liidu ees võetud kohustus. Olukord ongi muutunud ju eelmise aasta suvest, kui oli otsus, et mootorsõidukimaks tuleb teedesse, mis on siis aastas circa 85 miljonit eurot aastas. Bluff, ütleb puhtas eesti keeles öelduna kogu lugupidamisega härra Leisi entusiasmile. Reinsalu karm hinnang tugineb riigieelarve strateegiale, kus teedevõrgu arendamiseks on sel ja järgmisel aastal plaanis 150 miljonit panustada. Aga 2028. ja 2009. aastal kukub plaanide järgi rahastus 2 korda. Mis puudutab siis 4 aasta ehitamist, selles katet rahalist ei ole. Vastupidi, toimub aastatel 28-29 järsk kukkumine, et valitsus, ametist lahkuv valitsus elab ikka põhimõttel pärast meid tulgu või vee uputused. 27. aasta järel tuleb seda küsimust hakata klattima ja tulebki hakata klattima. Leis pareerib, et ega siis ainult Eesti riigi rahast maanteid tehta, vaid ka Euroopa Liit tuleb appi. Ja lisaks on siis 2028 avanemas uus Euroopa Liidu eelarveperiood, kus on just liikuvuse teemadele ja ka sõjalisele teemadele 2 korda rohkem raha, kui sellel perioodil oli. Nii et ega see raha ei peagi praegu olema kõik sahtlis olemas, vaid see on ju pikem vaade 2035. aastani. See on lootuse küsimus. See on tegelikkuses nüüd läbirääkimiste küsimus Euroopa Komisjoniga ja see on siis ka juba 26. aastal, aga 27. aasta valimiste järel otsuste langetamine, aga valitsuse praegune kurss, kui ma vaatan ka retoorikat ja ka positsioone, on ennekõike asetada rohepööre prioriteediks. Lähiaastatel valmib siiski 65 kilomeetrit 2-realist teed, see on kindel ja mitmel lõigul algab kevadel ehitus.